sammudest veel paari sõnaga. Ma siin iga päev suhtlen erinevate inimestega, kes teevad samme ja kurdavad mulle, et näed, eile ei saanud samme teha üldse. Ma küsin, miks siis, on ju. Ei, meil oli seal sünnipäev ja ilm oli kehv ja kõik oli väga halvasti, on ju. Mina olen neile jälle öelnud, et kui sa neid samme ikkagi jälgid ja orienteerud sammude järgi, siis mõtle selle peale, et minul on näiteks, näed siin, koerakoonlane on mul metsas kaasas. Koeraga ma pean kogu aeg liikuma 3 korda päevas, vähemalt ööpäevas käima looduses. Sammude puhul on hästi oluline, ongi ilmastikutingimused, et sa oleksid vastavad ilmastikule riides. Samamoodi ka loomulikult keskkond iseenesest. Minul siin metsas ei ole nagu üldse probleemi või kui tahan, lähen põllu peale kõndima, aga kui ma elaksin kuskil Tallinna vanalinnas, siis oleks mul nende sammudega juba natukene keerulisem. Sellist kiiret kõndi väga seal teha ei saa, segajaid on liiga palju. Selleks kindlasti nendel, kes jälgivad samme ja tahavad nii-öelda hoida ennast vormis, siis soovitan leida selline keskkond, kus sa saad segamatult liikuda, kas või tõesti lähed spordiklubisse ja jooksulindil paned omale kõrvaklapid pähe, kuulad kas muusikat või mingisugust raamatut ja lihtsalt teed need sammud ära. Kuu läbi lõikes võtta endale mingisugune eesmärk ja aasta eesmärk samamoodi, minimaalne võiks olla 10 000 sammu ööpäevas. Minul on see minimaalne kordades rohkem, aga töö käib ja ma ütlen ausalt, et tagab ka sellise küllaltki hea enesetunde. Meeled nii-öelda avanevad ja energiat on oluliselt rohkem. Nii et sõbrad, jõudu tööle, ma usun, et saite jällegi midagi sellist enda jaoks motiveerivat ja vaadake ikka meie videosid ja kui on mingeid küsimusi, tähelepanekuid, siis tuld.